ja rääkima tuleb Anneli Mihkelev teemal kirjanduslikud müüdid ja intertekstuaalsus, põimunud müüdid multimeedialises keskkonnas. Aitäh! Tere kõigile! Ma saan siit ühe selle pildi kohe ette ja siis ma räägin siis millest nagu keskendun rohkem, et kui see on pealkirjaks ole kirjanduslikud müüdid, intertekstuaalsus, põimunud müüdid multimeedialises keskkonnas, aga ma keskendun siiski peamiselt Tammsaare miniatuuridele, Poiss ja liblik, Kandemängija, Tõde ja siis teised veel, mis sellega haakuvad, sellepärast intertekstuaalne. Ja siis pärast seda ma vaatan tänapäevaseid müüte ja kui ma nüüd mõtlesin, et kes Tammsaare kõrvale nagu kaasaks kirjandusest võiks olla, sobida, siis tuligi pähe kohe Kivirähk. Ehk siis Tammsaare müüdid ja Kivirähk. Teine, üks on, ütleme, selles mõttes väga näited, et siin on näha, mismoodi siis Tammsaarel see sama Poiss ja liblik, see päris esimene kogumik, aga siin ei ole ainult see üks miniatuur, vaid siin on teisi lugusid ka veel. Ma panin siia välja selle sisukorra, mida siis seal Poiss ja liblikust siis leida võib. Ja see on ilmus 1915 ja see on siis tegelikult on see Poiss ja liblik ilmunud ka kusagil varem. Varamus vist oli ka veel, ühesõnaga ajakirjanduses. Aga järgmine aasta 1915 ilmus kogumikuna. Ja see on siis näha, mis siin on. Alguses kohe on siis pea Poiss ja liblik, Kandlemängija, Laulik, Armastus, Kuningas ja ööbik, Süütu armastus, Tõde ja siis tuleb edasi teised lood. Kibe Kaarel ja tema noor naine, Tähtis päev, Tõsi ja Balgaania, ühe noorele neiule, Kärbes, Prussakas ja Ämblik ja Kaaren ja pojad. Et see ei ole ainult siis tegelikult selle miniatuuri kogumik. Samas, kui vaadata neid kirjanduslugusid, siis enamasti ikkagi öeldakse, et see on miniatuuri kogumik, aga ei ole. Ja sinna samast sisukorrast näha juba on, et siin tuleb välja see sama, midagi Tammsaare tegeles tol ajal. Siin on jood, mis on niisugused realismiga kalduvad natuke rohkem ka. Et on need muinaslood, muistendid, miniatuurid ja ka siis on ikkagi selline realismi ka seal sees. Ja selles mõttes on see Poiss ja liblik, mis ilmus Noor Eesti kirjastuses muideks siis 1915 on tegelikult väga selline märkimisväärne teos. Et ei ole ainult ühtemoodi, vaid siit tuleb välja ikkagi see, kui mitmekesine autor tegelikult Tammsaare oli. Ka siin juures. Nüüd kõik need miniatuurid, millest ma siin mida ma mainisin, need on lühivormid. Kõik on kergesti kättesaadavad, kergesti loetavad, aga samas mitte kergesti ununevad. Et ta on küll lühikene vorm, aga samas on ta selline, nagu see Poiss ja liblik ka, et kui see läbi lugeda, siis hakkabki sealt tööle just nimelt see, mis sealt tähendus on. Ja see tegelikult, siin on lastele mõeldud nagu palju, kõik need ekraniseeringud ja kõik asjad nagu lastele mõeldud, aga tegelikult, kui see lugeda, Tammsaare ei ole mõeldud see üldse lastele ju. Tammsaare on ikka tehtud see täiskasvanud inimestele. Need on lihtsalt minivormid, aga samas on niivõrd mitmekesise tõlgendamisvõimalusega ja väga tänuväärne materjal. Nii ja siis selle sama kogumikuga koostöö, mõtlen, see on siis Noor Eesti väljaanne 1915, siis see on aeg juba, kus Noor Eestil oli välja antud kogumiku albumid ja sealt võib ka vaadata, ütleme, esimesed on juba sees natukene Tammsaaret ja teistes ka. Et Tammsaare tegelikult, kuigi ta nagu öeldakse, et ta hoidis distantsi Noor Eestiga ja päris otseselt sinna sisse läinud Noor Eesti liikumisega, ei läinud kokku, siis samas võib ikkagi näha selles, et ka nendest teemasest, mis siin välja tuleb, kõik need lood, seal on ikkagi see Noor Eestilik just nimelt püüdlus uuenduste poole. See on siit igal juhul näha. Ja üks asi, mis tuleb välja, just nimelt need miniatuurid, aga ütleme ka need teised, et näiteks Kärbes, Prussakas ja Ämblik, või siis näiteks kõik teavad lugemikast, kooli on Tähtis päev ja nii edasi. Siin on ikkagi see modernistlik Tammsaare tuleb siit välja, et Tammsaare oli samamoodi modernistlik autor, et ei ole ainult selline raudselt realistlik ja midagi sellist. Ka siin tuleb välja just nimelt, et ta oli lähedane küll Noor Eestile, kuigi öeldakse, et mitte väga. No nii, siis öelda nüüd veel sellega. Siis Tammsaare on enne ka juba Noor Eestis oma tööd avaldanud, nii et ilmus 1909. Noor Eesti 3. albumis Tammsaare niisugune lühike kunstmuistend, Süütu armastus, see on seal ka.
aga see on siis üks selline näide, kus võib välja lugeda seda, et ta siiski võttis mingid Tammsaare selle noor-Eesti ideaalid omaks. Ja see süütu armastus on selles mõttes ka omapärane, et ta ei ole pikk lugu, aga kui ta enamasti need Tammsaare lood lõpevad kõik sellised dramaatiliselt, mõnikord surmaga, vähemalt sinna poole nagu suundub see asi, siis süütu armastus, see jätab niisugune mitme sellise tõlgendamisvõimaluse, et lõpp läheb lahtiseks, et ei saagi nagu aru, kas see nüüd on õnnelik lõpp või ei ole. Süütu armastus. Et pealt nagu, jah, nagu et mõlemad nagu jäid rahule, aga samas jäänud ka. Et see on selline huvitav nagu Tammsaare näide. Ja see on selline just nimelt selline, millega võiks arvata, et ta tõepoolest nagu mingite vaadete poolest noore Eestiga läheb kokku. Siis, kui vaadata neid veel, mis on kandlemängija miniatuur, see on nüüd täitsa, poistel ikka, aga seal on miniatuur ja seal on täitsa ametlikud seal sees. See on samamoodi niisugune teistmoodi lõpuga miniatuur. Ei ole niisugune traagiline, aga samas ta loeb sellise mõistupildi sellest vananemast kandlemängijast, kes on vana ja mängib kannelt ja loodab, et inimesed naudivad tema esitusi, muusikat ka, aga nemad annavad ainult raha ja nänni, materiaalseid igasuguseid kingitusi. See teeb muidu kandlemängijale kurvaks ja selline tunneb soolatuna ja nii edasi. Samas on lõpp sellepärast nagu õnnelik, et ta lõpuks leiab selle rändaja, kes kuuleb seda Kandlemäkke esitust ja ütleb just nimelt seda, mida Kandlemäkke sisemast on lootnud kogu aeg, et sa tegid mind rõõmsaks ja võtsid mult janu ära ja nälja ka. Ja see ongi nagu see, mis Kandlemängijale teis õnneliku lõpu. Nii et see Tammsaare selline poisse liplikuse kogumik, eks ole, et ei ole ainult miniatuurid, ei ole ainult väikesed lood, vaid siin on ka tõesti novellid ja lood, kus on erineva lõpuga, erinevad niisuguse tõlgendamisvõimalusega hästi mitmekesine kogumik. Samas need kõnelused miniatuurid ilmusid kõik, millest midagi tahtsin siin rohkem rääkida, just et poisse liplik ja siis Kandlemängija tõde. Need ilmusid siis 20. sajandi Eesti teisel kümnendil. Ja samas oli just, et noor Eesti oli juba oma esimesed ajakirjad avaldanud, manifesti ka. Midagi? Nii. Ja samas ikkagi see kunstmuinasjutud väljendavad seda Tammsaare innovaatilisust. Et kui rääkida, et milles nagu seiseb tema see noor Eesti räägib, et olgem eks eestlased, saagem eurooplaseks ja üritavad kogu aeg midagi uut teha. Ja siin avaldab ikkagi Tammsaarelik saas just nimelt see püüdus uue poole. Nüüd edasi vaadata, milles siis veel see Tammsaare niisugune uuenduslikkus seisneb. Need teosed väga mitmed on väga sarnased naabermaade teostega, naabermaade kirjanike töödega. Ma võin näiteks tuua siit, kui nad on kunstmuinastutud, siis võid näiteks tuua Lätis, näiteks Kaalis Karve. Temal oli ka hästi palju kunstmuinasjutte ja isegi rohkem, kindlasti kui Tammsaarel, nendega on kuulsaks ka saanud. Need Kaalis Karve Lätist, temal on selline, just on meelde, avaldati ta vähemalt noor Eesti kogumikus, on ahjukütja näiteks. Need Kaalis Karve on üks, kellega siit saab kohe Tammsaare niimoodi paralleele tõmmata, Euroopa kirjanikud ja siis Soome muidugi. Et Soomes siis samast, kui vaadatakse, siin on edasi, ma toon teile näiteid ka, mismoodi analüüsitud, siis mõtled teisi autoreid, kellest on Tammsaare võtnud eeskuju. Ka mitte eeskuju, siis võib-olla natukene šnitti. Ja see on siis teine, ütleme, see Alve siis Lätist, aga Soome autor Eino Leino on just, kellest on nähtud väga suuri niisuguseid kokkupuuteid Tammsaarega. Et kas sa nüüd on seal midagi, kui on täitsa sellised teosed, näiteks Eino Leinol on Totus ja Valhe, see on samamoodi tõde ja vale, eks ole, Leinol ja siis Tammsaare tõde. Et kas see nüüd on Eino Leino pealt maha kirjutatud mitte, aga samas ikkagi vähemalt meie kriitikud leiavad, et ta ei ole maha kirjutanud neid, vaid on ta lihtsalt on võtnud sealt natukene šnitti. Ja samasmoodi see Tammsaare see tõde, eks on ka pikem natukene kui Eino Leinol. Aga sama muidugi on see piibli motiivid on ikkagi seal sisse toodud, et selles mõttes on nad ka sarnased.
Nii et sellest võib näha neid erinevate autorite, Euroopa autorite niisuguseid mõjutusi, mitte mõjutusi isegi, vaid just nimelt eeskujusid võib-olla või just mõjutusi ka, et kus saab autor võtta nagu mingisugust ideid. Ja muidugi see on ka Tammsaare miniatuur, see tõde lõpeb dramaatiliselt. Et kui tõe käest küsitakse taevas, kas tal on sõpru, kelle eest ta surra saaks, tõde siis ütleb, et ta mäletab ainult vaenlasi. Ja taevast leitakse, öeldakse selle peale, et ta sureks siis vaenlaste eest, et sure siis vaenlaste eest. Sest vaenlased on taevale kõige armusväärsemad sõbrad. Ja tõde surigi ning inimesed, kes tõde maa peal ei leia, ütlevad sellest peale, et tõde elab Jumala juures. See on siis Tammsaare enda tsitaat. Nüüd siis Elbert Salu näiteks leiab, et Tammsaare ja Eino Leino loomingust leisigi paralleele ja küsib, et kas need on juhuslikud. Ja vastuseks annab ta siiski, et tõenäoliselt on tegu kas teadliku või ebateadliku laenuga. Et siin on näha, et Tammsaare siis tõepoolest vaatas siis mujale ja siis ilmselt laenas, aga otseselt ta ei viidanud selle peale. Ja peale selle, et see Eino Leino oli Tammsaarele kättesaadav, seda on tunnistanud ka kaasaegsed, et Bernard Linde näiteks tõlkes ilmus ühe päeva Liblikas Eino Leino väike lugu ja see ilmus siis Noor Eesti kirjastuses väljaandena 1908. Nii et Bernard Linde kaudu sai siis Tammsaare kõike seda lugeda. Ja siis kokkuvõtteks see siis on öeldudki niimoodi, et Tammsaare leidis Leino teostest mitmeid geniaalseid mõttevälgatusi. Ta ei plagieerinud Leinot, vaid arendas ja varieeris sealt leitud motiive ja Leino udus sümboolikat omal moel edasi. Mõni neist teemadest nagu tõde ja vale probleem, tundmatu armastuse probleem olid midagi nii olulist, et Tammsaare ei lahkunud neist pärast muistendite ilmumist, vaid nood sümbolistlikud proosatekstid said talle alles algvisanditeks tema põhjalikuma läbitöötamise teel. Ja seda on ka leitud siis. Ja tema miniatuur tõde, just nimelt seda nimetatakse ka elu ekstraktiks ja muisten legend, mis on autodes 3 leheküljele. Aga siis on leitud ka seda, et just see tõde, see on siis leiab siis Tammsaare poolt nagu rohkemat, laiemat käsitlust romaanist Tõde ja õigus. Kus kohas lõpuks siis see tõe teema nagu kulmineerub. Ja mitte ainult siis romaaniga Tõde ja õigus, vaid ka Põrgupõhja uues vanapaganas on seesama teema, see tõe teema. Nüüd teine niisugune autor, keda otsitakse nagu tõmmatakse paralleele, on Oscar Wilde. Et Tammsaare ja Oscar Wilde. Et Wilde kirjutas samamoodi muinasjutusid, et kas on Tammsaare sealt mõjutusi saanud. Nüüd samas ikkagi leitakse, et see Tammsaare muinasjutud ei ole Leino selle Oscar Wilde'i mõjuga nii tugevad, vaid Wilde'i eeskuju on just nimelt enne kõike, kui rääkida Tammsaare puhul, siis see tuleb ikkagi välja sellest näidendist Juudit ja mitte mujal. Ja see on ka selline hoopis madal, hilisem, eks ole, ja seal on siis see on markeeritud või niisugune varjatud, et kui vaadata need mõjutusi, mis siin on, siis need ei ole nagu väga niisugused rõhutatud seal Tammsaarel, vaid on just nimelt sellised niisugused, nagu see modernismi teema on, eks ole, et see sümbol, eks ole, on selline hägus, ei ole väga selge. Ja üldiselt selle Poiss ja liblikese kogumik, mis ilmus, siis sellest on pärast järeldused ka tehtud kaasaegsed kriitikud, siis 20. sajandi algul on siiski näinud seda vahet Tammsaare varasema loomingu ja siis just nimelt selle miniatuuri Poiss ja libliku tõusus. Et Poiss ja liblikut maalitakse, see on nagu selline esile tõusev miniatuur. Ja Tammsaare muistenditele jagati tollal siis 20. algul väga palju kiitust.
Sealhulgas siis Karl August Hindrei. Tema nimetas neid teoseid tõeliseks kunstiks. Ja kui rääkitakse kõneline kunstsajandi algul, see oli see kunstiteema oli modernismiga seoses kogu aeg väga tugevalt üleval, siis Hindrei ütleb just nimelt, et need Tammsaare miniatuurid on just nimelt tõeline kunst. Tuulas seda teost Tammsaare kõige kunstiväärtuslikumast raamatuks ütleb ka, et see on kõige kunstiväärtuslikum raamat. Ja muidugi kooli lugemiseks on need mustandid ja miniatuurid kogu aeg olnud pärast seda. Samas, mis on silma hakanud küll, et uurijad on paraku neist töödest peaaegu vaikselt mööda läinud. Et sellised, kui on miniatuurid, väiksed niisugused kirjutised, siis reeglina nagu ei ole kutsunud ilmselt uurijaid nagu analüüsima, et mis need siis on. Aga kui vaadata neid kõrvuti, pannagi neid miniatuurid sinna ja siis Tammsaare muud teosed, siis need miniatuurid on väga kõnekad. Ja tulevad ka välja, mis ja see sama kogumikuna antud. Et siis mis need Tammsaare endast üldse kujutas, et ta tõepoolest oli, seal on kõrvuti realism, seal on igasugused muid, mis ta püüdis, impressionismi, niisugused sugemeid on seal sees. Ja see ütleb ka need see Endel Nirk, et oma selles kirjutuses, et Tammsaare just nimelt selle 20. sajandi alguse tööd on just nimelt impressionistlikule varjundirikkusele omased 20. sajandi algul. Et see impressionism on siis Tammsaare ka siit välja tulnud. Ja edasi siis, mismoodi see impressionism meil tuleb välja, siis ongi just nimelt lood Varjundid, selline Noel siis lugu, ja Kärbes. Mõlemad on ilmunud 1917. Kus siis impressionistlik varjundirikkus meeleolude ja tundevääreluse tahumisel sünteseerib süveneva realistliku karakteri kujundusega. Ennustused nõnda loomingulise kõrgperioodi saabumist Eesti uusromantilise kirjanduse ka uusimate, kaunimate saavutuste hulka kuulub Tammsaare kunsti muinasjutude kogu Poisseliiblik. Et see pannakse siis kinna ka, et see on just uusromantiliste Eesti kaunimad uusromantilised teosed. Edasi, mis sellest edasi saab siis? Nüüd, kuna see on niisugune väga ilus lugu, see Poisseliiblik, siis siin on mul üks selline illustratsioon, et see on aastast 1977. Enno Ootsing on selle autor, siis see on kaane pilt. Ja siin on näha, kui need Poisseliiblik mismoodi on, et minu meelest need päris alguses, kui ilmusid Noor Eesti välja, siis ei ole nagu eriti seda illustratsiooni näha. Esiteks ei ole värvilised mitte midagi ja kui on, siis on niisugused abstraktsed joonistused. Aga see nüüd on siis juba Nõukogude aasta 1977. Ja selline väga ilmekas, ja siin on nüüd näha seda impressionisti ja kunstnik on ka muidugi tabanud seda niisugust meeleolu, et kus ei ole nagu see nägu, ei ole konkreetselt kujutatud, kõik on niisugune nagu vastavalt sellele tolle ajastu nagu seda eeldas. Et just nimelt siin on väga täpselt, et kuna see ei ole lastele mõeldud teos, see poiss on siin kaheksa nägu, ei ole näha, et poiss püüab liblikat, lilled on seal all ja ümberring on selline pärelus nagu impressionistlik maal või selline. Aga see on isegi 1977. Samas on kui me hiljem vaatame, et Poisseliiblik on tegelikult ka selline teos, mida on pärast seda esimest sinna ilmumist tegelikult üritatud ju teha ka filme temast igate moodi. Aga kui vaadata nüüd, mismoodi see on selline abstraktne ja impressionistlikus laadis, aga nüüd edasi vaadata, siis on ikkagi nagu tehtud temast lastele. Et on võtud, et see on lastelugu, ja siis on muidugi vastav see poiss on seal selline laps, eks ole, kui täitsa laps. See mingi kasvust ei ole, see on nüüd selline, mis on nii ja naa. Ja samas hilisemad tööd on just see, mis on vahepeale. Need, kui mina vaatasin taga, kus need filmiversioonid on, see tehtud niisugused animafilmid ja neid on päris mitu tükki. Ja siis ma tõin välja, siis ka siin slaidi peal on teatris ja filmis Poisseliiblik. See on raamatu illustratsioon oli see kaane pilt seal, aga siin on nüüd, kus ta veel kasutada on. Eino Tamberg on teinud sellest miniatuurist siis lühiballeti ja see oli siis lavalaudadel 1963. Et üpriski ammu, 63.
minu meelest väga palju seda säilinud ei ole, ma ei tea, kusagil ma seda nagu leidnud, seda lühiballetti ja seal aga kirjeldada on ikkagi. Muusika, Ilno Tambergi muusika on olemas. Seda saab kuulata. Aga ballett ennast, ma ei tea, kuskil arhiivis võib-olla on. Sedasi 79 oli tegemist siis animafilmiga, režissöör oli Rein Tammik ja seal on siis poisseliblik. Ja seal on just nimelt selline, kus on poiss, on selline, ikka täitsa poiss. Ei ole nagu selline ähmane, et ei ole täiskasvanud midagi sellist, nagu see raamatu illustratsioon on, vaid see on ikka väike laps. Et tähendab realistlikuks, kui Tammsaare selline ei olnud. See on nüüd tänapäeva lõõrgendus, jah. Ja siis, mis on kolmas, on siis teatris on 2021, oli siis Eesti Noorsooteatris Aado Van Rannese muusikal põhinev visuaalteatri lavastus väike lastele. Poisseliblik. Ja sellest on siis, see oli muidugi päris huvitav lavastus, ma ei tea, praegu mängitakse, 2021 oli see siis lavalaudel, aga praegu ma ei tea, kas mängitakse veel või mitte. Aga siis ühesõnaga, näiteks Pille-Liin Purje, tema nagu tegi sellele teosele arvustuse teatrietendusele ja ütleb siis niimoodi, et sealt on tema nagu nägi seda, mis on minule üllatus, et tema nagu enne seda peale ei tulnud, et temal tuli sealt nagu välja selline, mis tema jaoks on uus ja ilmselt on ka Tammsaaret käsises küll ja et pannakse lõhte, et sealt tuli välja keskkonna ja loodushoiu teema. Poisseliblik. Ilmselt tänapäeval see ongi niimoodi, et poisseliblikas tõepoolest tõlgendada loodushoiu teema kaudu. Loodushoid. Et poiss, tampis kõik need lilled maha ja liblikad taga. Nüüd on niimoodi, et loodushoid. Väga hea. Seal muidugi, see oli ka selline üpris lapselik etendus, aga siin on, see ütleb ka, kes seda tegid, eks ole, seda etendust, et oli väike lastele ja siis kunstnik oli Erki Kasemets, liblika rollis oli Laura Nõlvak ja poiss oli Mirko Rajas. Aga just nimelt siin on nagu see, et ta on 2021 ja mismoodi praegu ja konteksti tuleb väga ilusti selle sisse, siis just nimelt keskkonna hoid, eks ole, looduskaitse, mismoodi praegu see rõhu saab, et Tammsaare on vägagi populaarne ja aktuaalne. Väga hea. Ja muidugi see lavastus ka, et mismoodi oli tehtud sinna, et mul ei ole seda ühtegi pilti, sellest ei ole, aga kirjeldus on selline, et mismoodi see tehtud oli, et see oli väga salapärane etendus ka lastele, väikelastele, et nad pidid sinna ruumi minema, sinna, kus see etendus oli, siis nad pidid võtma kingad jalast ära ja jalanõud. Sellepärast, et ma ei tea, mis oli see, et tuua selline vahe sisse, et see on teater, eks ole, siin võtakse kingad jalast ära ja siis patjade peal sai istuda, patjade peal sai ringis. Ja laste taga olid vanemad. Et kes siis nagu lastesse hirmus natukene hakkas kartma midagi, ma ei tea mida, siis saab pugeda selja taha mamma ja papa sülle. Et niimoodi oli see etendus tehtud hästi ubane samas, aga samas ka niisugune, et see on selline näide, mismoodi Tammsaarelist on miniatuur, mis tegelikult selline, kui vaadata, on tõesti selline, kui mõelda, et 20. algus veel on selline see, ma isegi ei oska öelda, kui ta on impressionistlik, eks selline tunded ja selline värvi küllas, et mismoodi tänapäeval tuuakse niimoodi päris realistlikku, et on lastel, eks ole, etendus, poiss saab liblikad taga, ta annab lilled katki. Ja muidugi see, et see poiss, muidugi see ka, et oli vägagi realistlikult esitatud, et poiss siis, et ta kätte saab, siis ärkab selle, ajab neid liblikad tahab taga kätte, et ta ei saa. Ja siis on mäng, ajab taga ja siis see mäng saab otsa. Ja siis inimpoisis saab äkkiselt pisike nukk. Ja kes hakkab siis just riigiratast niimoodi siitult tormama. On tegelikult väga hea pilt, kui mõeldakse teatris, eks ole, kaasaegne ühiskond, eks ole, et see liblikas ja Tammsaare lihtsalt ajab taga, eks ole, aga ta on pandud sinna sihitult lihtsalt tormab. Niimoodi pea laiali otsas, me ei tea, kuhu ma lähen. Tänapäeva inimene, eks ole. Ummisalu üle lillede. Ja siis, mis ma see kirjeldab, on siis ka Pille-Liin seda kirjeldab. Ehmunud lilled õied sulguvad, pagevad poisi sammude all. Paaniline kiirustamine hävitab ilu, aga seda kole asjalik ruttaja ise ei märka. Mõju on hetk, mil sinavast sonimüssist saab päästeparv ning poissnukk kummadub
mütsi serva külge, uppumisohus, abituna, pidetuna, ulpides. See näiks olevat ilme saastanud lootuse katastroofi märk. Et ühesõnaga, seal on veel kirjeldus, mismoodi etendus algab, see on ka väga, väga huvitav. Et see poiss, kes kui ta läheb seal libikat püüdma, siis ta on selline, mitte selline nukk ega mitte väike selline laps, vaid ta on selline kraade. Ja seal kukub selle pea sinna taevast, mitte taevast, laest kukub müts pähe, soonimüts. Ja vaat siis on ta eriti kraade. Siis on müts peas, võtab selle liblika võrgu ja siis hakkab liblikat taga ajama. Siis on kraade. Ajab seda liblikat taga, tallad lilled ära. Ja siis samas vaatab ise, mis juhtunud on ja siis ongi selline, et mütsist saab selline paat, et ripub seal. Ja selline natukene selles mõttes väga huvitav etendus, et ei ole niisugune väga lilleline, vaid just nimelt selline ohutunne on ka siis ees, enam kui ta on selline keskkonnateemaline. Et selline väga huvitav tänapäeva lavastus Tammsaarest. No nii. Aga just nimelt see, et siin on näha seda etenduse kaudu, et mismoodi Tammsaarest on siis tõlgendatud väga erinevalt ja on ka toodud siis kaasaegne teema sinna sisse ja väga aktuaalsed teemad. Nii, nüüd teine autor, ma ütlesin, kellest ma räägiks veel Kivirähuga Tammsaare kõrvale praegusest ajast, ma paneksin sinna Andrus Kiviräha. Ja Andrus Kivirähgi ja Voltaire mütoloogia, Krati lugu siis ja Rehepapp. Ja miks just see, sellepärast, et selle Rehepapi loole ja Krati lugudele, see on hästi suur mütoloogia taga ja muidugi autor on teinud väga korraliku töö ka seal, tuhninud seal raamatukogudes ja otsinud seda välja kõik. Ja tulemus on see, et on tänu sellele tuhnimisele ja Rehepapi romaanile, mis on aluseks juba mitmele metatekstile. Ja see ei kuule enam üldsegi mitte trükimeedia valdkonda, vaid eksisteerivad teiste meediate vahendusele. Meil on olemas sellest samast Rehepapist, eks ole, ooper ja on film. Need on täitsa teistmoodi, täitsa erinevad teosed. Ja siis on veel enam, et Kratist on ka ballett, ma ütlen seda ka, aga see nüüd ei ole mitte Kivirähki baasil, vaid see on teine lugu, mis on väga hea ja väga hea, meil on Estonias on see olemas ja on antud seda välja pärast seda ja nüüd on uued etendused, aga see ei ole ka Kivirähiga ei puutu kokku. Kivirähi siis, ma räägin kõigepealt ooperist. Nii see ooper on siis, libretto autor on Urmas Lennuk ja helilooja on Tarmo Ains. Ja see ei ole siis mitte lugu niivõrd sellest Rehepapist on küll lugu, aga Rehepapp on seal mitte see niisugune ahjukütte niisuguse rollis, vaid ta on külakogukonna juhi lugu. Ta on külakogukonna liider. Ja Kratid seejuures lähevad üpris tagaplaanile. Ja nüüd on siis, pilt on siin, siit tuleb. Järgmisele on siis slaidi peal on pilt ka, saate näha, mis see lavas välja näeb, et on oluline koht on seal keskpaiksel laval ja seal on lumemees Kratt, et on lumemees, täitsa lumemees, kes räägib välimaiseid romantilisi armulugusid. Ta on täitsa keskkohas seal laval. Ja mida see siis teeb? See on leitud, et see niisugune lumemees seal räägib neisugused muinaslugusid, armulugusid, romantilisi, väljamõelisi. Et see näitab just nimelt seda niisugust tsentris olevat valetamist ja petmist. Et see Kratist lumemees, see valetab ja petab. Nii on see tegelikult seal Kivirähkil ka, et see ooperis on see libretto, räägib sama, see on Kivirähki rutt ka. Nii, ja ka mis siis on see sama, mis on romaanis, see on see grotesk, et siin on nüüd näha, kui ma näetasin, et tegelasi seal, et mis nad välja näevad, siis nad on kõik grotesksed. Siis groteskne on tegelaste keelekasutus. Ja see keelekasutus selles mõttes, et ei ole väga niisugune kirjakeelne, vaid on kõik, mis sealt suust tuleb, seal on üpriski nilge.
siis on üples groteskne, näiteks ka vedrujalgel üplev Kratt Joosep, kes on siis selle rehepapi otsene teener. Ja siis muidugi see, mismoodi iseloomus see lumemees, see Kratti lumemees, siis teema on niisugune hollywoodlik ja samas ümar ja nilbe ka veel. Oma keelekaused, niimoodi, selline suhteliselt madal niisugune kirjakeel on seal kasutuses. Ja siis mis nad siis teevad? Võiks öelda niimoodi, et kõik need niisugused tegelased seovad selle mütoloogilise Krati kaasa kultuurimälu ja absurdiga. Et see niisugune ooper, see on ka niisugune absurdi võtmest natukene. Mõtlesin, siin on siis nüüd pilt, see on nagu lähemalt ka. Üpris udune, see on üpris ammu tehtud ja nähtud ka. Aga siin on nüüd siis näha, mismoodi see lavase keskel on see lumemees see punase mütsiga ja siis ümberringi on kratid, kes siin veel alles on ja talumehed. See on keskel siis, selle etenduse keskel, keskpunkt. Ja siis teised, mis on veel väga huvitav, siin on surnud esivanemad kratid, mismoodi on kujutatud, just nimelt sellised, nad ongi niisugused luukered, jälle grotesked, eks ole, niisugune, see on täitsa tüüpiline see kivirääki niisugune tõlgendus, mismoodi ooperis on. Ja paremal pool, teisel pool on siis Kratt Joosep, need vedrujalgsed Skyhouse, mis asi on, kuidas see kutsutakse? mis on vedrukingad, mis on, ehk lühemad vedrud siis, millega siis minu meelest sellega jooksis, kes oli see invaliik, kes võitis seal Inva spordi olümpiamängujal mingid medalid. Ja see on seesama, need samad jalanud, need vedudel. No nii, ja siis läheb edasi siis november. Kui see ooper on niisugune visuaalne ja seal on siis muusika ja kõik selline, võib küsida siin muidugi ka, et mis see ooperis nagu tulemusel on. Et kus on leitud, et ta on esiteks see libretto on selline, ta ei ole, see romaan ei ole niisugune libretolik, vaid seal on see on nagu puudu, see on ette heidetud, et ta ei ole nagu midagi puudu. Aga siis ühesõnaga, ja mis seal veel oli see puudujääk, eks ole, et need lahuljad ei olnud kõik ooperilauljad, sada häda, sellised probleemid. Ja muidugi see ooperi lõpp ka, et see oli niisugune, mis siin näha, ma ei saa seda näidata, aga see ooper lõpeb just nimelt niisuguse rahvaliku peoga. Et ei ole niisugune traagiline, nagu ooperi tavaliselt on, eks ole, sureb keegi ära, vaid see on niisugune rahvalik pidu. Niisugune täiesti eufooria. Et arvatakse, et see on nagu selline võtta seal lõpus just nimelt, mis nagu tavatsed just nimelt seda kurva lõpu tühistamist. No nii. Ja siis viimane siis on mõnes nagu film November siis. See on Rainer Sannet, on režissöör, aga siin nüüd ei ole grotesk enam domineeriv, vaid on siis kõik muud, just nimelt see filmipilt ja see poeesia. Et see on selline hästi poeetiline, siin on mustvalged pildid, nagu näha, mustvalged, aga samas nad on ka väga ilmekad ja see lood, mis siin on, et ta ei ole niisugune groteskne. Ja siin on ühel pool on see grotesksed kratid, nad lähevad sedasi, millest kratid tehtud on, nad ei ole traditsioonilised kratid, vaid on tänapäevased materjal, mis on kätte saadud, nad samamoodi, nad ei kuulu sinna 19. sajandisse, vaid ka 21. sajandisse need kratid, sest on tehtud 21. sajandi kratid. Ja siis talupojad, siin kõrval. Talupojad näevad on väga innekad, just täpselt siuksed, nagu nad on. Et väga sellise, samamoodi grotesksed, eks ole, aga natukene nagu ta on, niisugused metsa poole. Ja et see hakkama seal, mis on, et see on nagu väga ilmekas. Ja siis kokkevõte on ka siin, mismoodi need vanad lood siis jutustavad. Aga see filmi kohta siis võiks öelda, et see, mis seal on selle filmi kohas, on väga ilmekas, mis on surnud esivanemad, mismoodi talurahvas suhtub oma surnud esivanematega. See on kõige tähtsam asi, mis sealt üks esile tuleb, see on kõige ilusamad võtted, mis on tehtud ja mismoodi just nimelt kogu lugu käib kõik läbi surnud esivanemate. Ja nemad tulevad sinna ka siis
neile antakse süüa ja siis tuleb sealt välja, mis nad on teinud, kuhu on kuld peidetud, kus on varandus peidetud, et läbi surnud esivanemate. Ja sellepärast see film on nagu selline, ma ei tea, kas see teisi rahvaid kõnetab, aga meil on just nimelt selline sõnum. Seotud just kraatidega. Kes need kraatid olid, eks seal surnud esivanemad. No nii, ma sellega nüüd lõpetaksin. Aitäh!